Kuutaro369.ee on nüüd see link, mida te peate siin video all vajutama. Võite jätta minu video lahti kuulamiseks ja minge sinna, vaadake, tegin valmis ise siis Kuutaro kaardi äpi, kus põhimõtteliselt siis iga päev saab tasuta tõmmata endale ühe kaardi, saad esitada ühe küsimuse päevas tasuta sellele äpile, ta annab sulle kaardi mingi tõlgenduse vastuse. Nii-öelda siuke huvitav äpp, muidugi premium on ka võimalik osta, 8,88 maksab ja saab siis tõmmata ükskõik kui palju küsimusi, jah-ei küsimusi, nii-öelda 3 kaardi siuksed lugemised. Et kindlasti minge vaadake, proovige, näppige natukene, andke tagasisidet ja üldplaanis siis teeme siukse valigruppe video, võta siis numbri järgi või siis ikooni järgi, mis seal numbrite järgi, mis need ajad seal täpselt videodel on. Et selle järgi vali see video, mida sa tahad seekord vaadata. Muidugi kindlasti mine vaata minu kodulehte, kus siis on Kuutaro uus äpp ja hakkame pihta. Tšau, grupp number 1 ja vaatame, kas siit tuleb päike või kuu ikoon, mis siit tulemas on, mis on tulemas siit grupile number 1 ossa. Ja selle peale kohe võimsalt üks kaart lendas põrandale, mis on tulemas grupile number 1. Ja tundub, et on siin päris palju. Siin on päris palju. Ja muidugi üks kaart, mis lendas tagurpidi. Esimese kaardina nägin ise laual, oli karikate baas. See võib tähendada mingit positiivset uudist või mingit siukest emotsioonide energiat. Siuksed nooruslikud energiat on need. Võib tähendada nooremapoolsed austajad kellegi jaoks. Võib-olla siin kaardi peal on intuitsioon kirjas, et peate rohkem siin enda sisetunnet mingis olukorras võib-olla usaldama. See võib olla seotud mingite austajate teemadega, sellepärast, et on siin väljas teil müntide rüütel ka. Muidugi müntide rüütel on kõige aeglasem rüütel, samast on kõige töökam ja kõige viljakam rüütel. Et see kaart alati tähendab nagu arengut, aga see tähendab alati ka seda, et need head asjad võtavad nagu aega. Et keegi peab siin nagu järjepidevalt tegema tööd edasi mingi eesmärgi nimel, et saaksid toimuda mingid arengud ja keegi teeb seda nagu. Et siin on tulemas mingid tulemused, ma ei tea kuna. Nüüd muidugi paneme siia esimese rea lõppu ära selle raske mõõkade 10. Et 10-test mõõkade 10 on kõige raskem nagu tarokaart. Ja võib see tähendada täiesti siukest nagu põhjas ära käimist, 10 mõõka selga. Samas jällegi teiselt poolt see kaart ütleb, et enam midagi hullemaks minna ei saa ja peaks hakkama asjad liikuma üles mäge. Et ma ei tea, kas te hetkel olete mingis tsükli lõpuseisundis või te olite hiljuti või midagi siukest. Aga võib-olla nüüd müntide rüütliga keegi on nagu ennast uuesti üles ehitamas, mulle tundub. Sest teise rea alustuseks annaks kohe välja selle jõukaardi. Ja tugev lõvi energia, see kaart ütleb, et nii füüsiliselt kui mentaalselt olete piisavalt võimekas, et olla edukas nagu. Et peate lihtsalt tegutsema, võib tulla nagu pisikesi siukseid tagasilööke või kaikaid kodaratasse, aga te ei tohi liialt lasta nagu negatiivsetel asjadel ennast nagu häirida. Ja ma arvan, see kaart nagu ütlebki seda, et kui te ise alla ei anna, ei ole võimalust kaotada. Et te peate siin edasi tegutsema mingi eesmärgi või millegi nimel. Nüüd, ma ei tea, kas see oli see maha kukkunud kaart, aga igal juhul on siin väljas sauade rüütel. Nüüd huvitav, grupile number 1 tuleb välja siis 2 rüütlikaarti. Üks võib olla teie enda energia, üks võib olla kellegi teise energia. Muidugi siin on ka karikate baas, mis võib olla siuke nagu nooremapoolse austaja energia. Muidugi sauade baasil või rüütlil on nüüd siuke tugevam nagu seksuaalne energia. Et võib see tähendada mingit siukest aktiivsust, loovust, kirglikkust, tegutsemist. Jällegi see sama energia, mis selles lõvikaardis on ka nagu olemas. Te võite siin mingist aeglasest energiast minna ise üle mingisse kiiremasse energiasse. Muidugi need austaja võimalused on ka. Ja midagi siin peab olema, sellepärast, et 6. kaardina on siin väljas teil sauade 4. Ja sauade 4 on siis siuke nagu püsivate suhete kaart või liitude tähistamise nagu kaart. Et seda võib kutsuda nagu mingis mõttes nagu abielukaardiks, aga selle kaardiga ma ütleks, on võimalik nagu sõlmida igasuguseid erinevaid sidemeid ja suhteid, sõprussidemed, töösidemed, armastussidemed. Kui te olete aktiivne ja tegutsete sauadega, siis on tulemas ka positiivsed tulemused, põhimõtteliselt ütleb see kaart. Ja mida asja tuleb välja siin ka grupile number 1. Tuleb 3. rüütel. Väga huvitav, mis siin toimub, grupp number 1 tahaks teada, väga põnev. 3 rüütlit. Karikate rüütel muidugi on kõige parem siuke nagu romantiline rüütel, eks ju, see on siuke armastuse avaldamise kaart, kohtingu kutsete kaart.
võib tähendada nagu erinevaid asju siin, eks ju. aga huvitav just see, et 3 nagu austaja kaarti ja on siin viimase kaardina väljas mõõkade 6. mõõkade 6 muidugi. Mõõkade 6 on niisugune kaart, mis ütleb, et liigu uue alguse poole, ära keskendu negatiivsetele asjadele minevikust. Ma ei tea, kas siin keegi keskendub, aga millegipärast kellelgi on siin palju nagu austajaid. Võib ka niisugune olukord olla, et te läksite kellegiga lahku ja nüüd on sellel teisel inimesel nagu palju austajaid. Samas ma ei tea, miks see peaks oluline olema. Vaatame, mis siin veel annab, mida ta veel annab. Mis siin veel on grupile number 1? Siin viiruk on suht vähe veel põlenud. Panin enda eelviimase oopiumi ja tuleb armastajate kaart. Ehk tõesti, siin on grupil number 1 tegemist midagi hingesugulussidemetega, kaksikleekidega võib-olla. Sellega peab ettevaatlik selle seksuaalenergiaga olema, eks ju. Samas ei pruugis üldsegi nagu halb kaart olla. Tähendab ta ikkagi nagu harmooniat ja romantikat, samas eks ju kirge siis võib kellegi jaoks täiesti olla nagu raseduse kaart. See on väga huvitav esimene mõte, et kas keegi ei tea, kes on lapse isa. Päris huvitav. Võtame ühe kaardi veel, mis siin veel on? Mis siin veel on grupil 1? No midagi potsatas siin. No sauade 2. Sauade 2 on võimaluste valikute kaart. See on suhteliselt hea, sellepärast et sauade 2 ütleb, et keegi on teinud ära mingi otsuse või mingi valiku. Et kui kellelgi võib-olla siin oligi siis palju austajaid, siis keegi on teinud ära siis mingi valiku, kuhu suunas minna. See võib siuke reisimise, kolimise kaart ka olla, jälle sauadega siuke hästi aktiivne energia, nagu tegutsemise energia. Aga just nagu otsuse ära tegemise kaart on see nüüd, et kuna siin on need valikud. Kas on veel midagi siin grupile number 1? No, midagi siit tuli. Ja on siin müntide 4 ja müntide 10. See on väga huvitav, nüüd hästi tugev siuke töö ja raha ja materiaalne energia tuli ka sisse. Muidugi müntide 4 on natukene siuke kaart, mis ütleb, et kui teil läheb hästi, siis olge ettevaatlik, nagu, et inimesed ei tuleks teilt midagi nagu välja petma, et te peate nagu justkui kaitsma enda vara. Samas ta on siuke nagu kaart, mis ütleb, et kui te nagu oskate enda asjadega hästi ümber käia, siis ei pea teile liigselt nagu muretsema. Ja müntide 10 nüüd, eks ju, vastupidiselt mõõkade 10-le on justkui kõige parema potentsiaaliga 10 kaart. Sest müntide 10 ta on hea, jah, töös ja rahas ja siukses külluses, viljakuses, eks ju, rasedusenergia võib see ka olla, aga ta ongi alati siuke hea ka pereasjades. Armastus on sama, mis küllus, eks ju. Et hästi palju võimalusi, mingeid uusi võimalusi selle müntide 10-ga. Mingi uute võimaluste tsükkel justkui peaks siin algama grupile number 1. Ma arvan, et see on siuke päikse energia, sealt algul tuli ka see päike ja kuu, on ju. Et läheb siis päike siin grupile number 1 ja kindlasti minge siis kuutaro369.ee ja proovige mu uut täppi, mis ma tegin. Tšau grupp number 2, kas käisite juba, vaatasite kodulehel asjad üle või? Oli hea äpp, saatke kindlasti tagasisidet. Aga ma arvan, et teil on siuke välgu või siuke elektrienergia, et paneme siia grupp 8 selle väikse elektrinoolekese ja kohe selle peale lükkab siit välja õnneratta, mis on siis selle aasta number, mis on siis 10. Ja noh, midagi siit on tulemas. Muidugi õnneratas siis on alati selline kaart, mis ütleb, et on vaja nagu tegutseda mingite eesmärkide nimel, et on nii tõusud ja mõnad, aga kui ise tegutsed, siis tekib juurde mingeid võimalusi. Et kui jääd koha peale seisma, siis võib hakata saatma teid ka ebaõnn ja mingid olukorrad võivad üldse nagu ära lõppeda, aga vähemalt kui ise tegutsed, siis on potentsiaali mingiteks arenguteks. Et igal juhul soovitan siin tegutseda ja täpselt nii ütleb seda ka järgmine kaart, mis on siin kohe sauade rüütel. Kui on teie enda energia, siis peategi kindlasti olema aktiivne, loov, kirglik, eks ju. Peate tegema võib-olla midagi, mida te teete kirega, aga te peate olema ka nagu enesekindel ja nagu võtma võib-olla mingeid väikseid riske, eks ju, ja tegutsema ikkagi mingi eesmärgi nimel siin. Muidugi see võib olla alati ka austaja partneri mingi siuke energiakaart. Sellisel juhul tugev seksuaalenergia sauadega. Sellega mõnikord peab olema natukene ettevaatlik, nii et igaks juhuks mainin. Muidugi ei pea see alati tähendama midagi halba. Nüüd aga selle seksuaalenergiaga seoses on number 2-na väljas, või tähendab, number 3-na väljas siin ülempreestrinna.
ma ei tea, mis mul toimub. Mind ajab segadusse see mõte sellest kodulehest ja äpist nagu, et seal on 3 kaardi lugemine, peaks just nagu hästi meelde jääma, aga räägin siin midagi 2. Ja keisrinna ehk siis raseduse ja viljakuse nagu kaart. Ja ta näitab ka nagu võimekust, aga see on nüüd 100% naisterahva energiakaart. Et ta võib olla ema energia, võivad siin mingid suhted, sidemed emaga lähiajal tähtsad olla. Võib kellegile tõesti tähendada seda rasedust, samas see on niisugune kõigega toimetuleku kaart. Et ma saan hakkama, mul on hästi külluslik, luksuslik, harmooniline elu. Et põhimõtteliselt niisugune, võib ka tähendada mingit ülemuse energiat, eks ju. Aga naistel on siin kindlasti võimalik see endal saavutada. Meeste jaoks võib see tähendada võimekat austajat, partnerit. Muidugi võib siin tähendada, et mingil vanemal naisterahval võib mingi nooremapoolne kütkestav kirglik austaja olla. Ja on siin see lapse energia ka või poisi energia olemas, on siin karikate paas, mis tähendab siis tegelikult mingit positiivseid uudiseid või mingit niisugust positiivset või romantilist või kirglikku või mingit emotsiooni nagu. Et see on hästi tugev niisugune nagu emotsioonikaart, samas ta räägib hästi tugevalt siis intuitsioonist, et tuleb usaldada rohkem enda sisetunnet, intuitsiooni. Et ma ei tea, mis olukorras te siin täpselt olete, grupp number 2, aga peate usaldama, sisetunne kellelegi ühesõnaga midagi ütleb järelikult. Keegi on mõelnud selle peale, et huvitav, kas mu sisetunne ütleb mulle nagu õigesti. Kui te olete mõelnud selle peale, siis see on ilmselt teile, et see ütleb, et te peate uskuma seda, et midagi teie sisetunne teile ütleb ja te peate seda uskuma, mulle tundub. Ja on siin tulemas ka karikate 10, mis on siis ülimalt hea nagu niisugune uue tsükli kaart. Ta on pereõnne kaart ja head aegade ettekuulutuse energia. Võib tähendada niisugust stabiilsust, turvatunnet, positiivseid emotsioone, harmooniat. See on väga hea niisugune nagu järgmiste etappide kaart suhetes. Isegi jällegi see raseduse energia tuleb nagu hästi tugevalt siin esile. Siin võib olla täpselt selle karikate baasiga, poiss-laps, siis järelikult kellelgi võib sündida poiss-laps. Ja tegemist võib olla hästi spirituaalse või emotsionaalse nagu isikuga. Vaatame, mis siin veel on tulemas grupile number 2. Mis on veel tulemas grupile number 2? Hopsti. Ja siit nüüd hüppas mingi hunnik kaarte jälle. Ja surmakaart oli kõige peal. Ja huvitav, siin tuleb järjest nüüd arkaane. Surmakaart oli siin peal ja see tähendab spirituaalset niisugust muutust, transformatsiooni. See võib tähendada täiesti uusi maailmavaateid, aga see kaart ei ole kiire kaart. Et see kaart kindlasti ei soovita siin liigselt nagu kiirustada või vägis üritada midagi nagu läbi suruda. Et mingid olukorrad, mis siin peavad lõpevad, see võib tähendada mingit hästi pika tsükli lõppu, 5, 10, 15, ma ei tea, 20 aastat isegi, eks ju. Aga midagi siin kellegi jaoks on nagu lõppemas ja on algamas midagi täiesti uut. Ja see võib olla täpselt emadus, rasedus, nii edasi. Muidugi tuleb siin surmakaardile kohe järgi ka rippuv mees või poodu. Ja see on natukene niisugune nagu segadustunnet tekitav kaart, nagu segadustunnet tekitav, sorry. Ja võib tähendada seda, et palju kära või palju müra on mingi olukorra ümber. Samas jällegi mina ütleks selle kaardiga, et ei tohi lasta ennast liigselt nagu häirida sellel ümbritseval müral. Ja tasub siin nagu rahulikuks jääda, et see kaart ütleb ka, et olulisi või tähtsaid otsuseid võtta ette nagu rahuliku meele ja mõistusega. Et liigselt ei maksa jällegi kiirustada, et kaardid soovitavad mitte liigselt kiirustada. Samas kohe esimese kaardina hüppas meile millegipärast just välja see õnneratas, mis ütleb, et te peate nagu piisavalt tegutsema, et mingid olukorrad teie jaoks oleksid edukad. Et see on niisugune huvitav, natukene vastumeelne energia ja keegi võib siin iseendaga vastumeeli olla, sest on siin ka väljas mõõked 9 ja mõõked 9 on natukene selline nagu mineviku kahetsemise kaart. Ta võib tähendada hirme mingite mineviku olukordadega seoses. Et siuke hirmude energia võib tähendada halbu unenägusid või mingit unepuudust, aga ka negatiivsete suhtluste energia, sest mõõgad on alati mentaalsed, aga ka suhtlevad kaardid. Midagi negatiivset minevikust. Samas tuleb siin nüüd ka 3. kaart, suur arkaan number 11, ehk siis meil on suhteliselt järjest siin tulnud 13, 12, 11 ja esimese kaardina tuli meil välja 10. Et siis grupil number 2 või ma ütlen, et see on niisugune välgu energia, niisugune ahel, mis liigub edasi, vaata, täpselt nii lugemise alguses juba teadsin, eks ju. Ja tuleb siit põhimõtteliselt siis 4 kaarti järjest suurest arkaanist ja kui meil on tavaliselt mastis nagu need kaardid järjest,
siis tähendab see seda, et on toimumas mingi meeletult suur areng ja kui meil on nüüd 4 suurt arkaani järjest, siis see on mingi eriti mingi rets sihuke, ma ei tea, mingi väga suur muutus tuleb kellegi ellu, noh täpselt see raseduse energia ma räägin. Ja noh, õigluse kaart on muidugi sihuke kaart ka, mis ütleb, et universum paneb asjad paika, et kui minevikus oli eluteiega justkui ebaõiglane või inimesed või suhted olid ebaõiglased, siis justkui tulete peale või välja sellest nagu võitjana, et justkui elu mängib teie kasuks. Et see on sihuke positiivsete lahenduste kaart, võib tähendada positiivseid uudiseid. Ja on siin olemas veel ka sauade 9, tuleb siia mõõkade 9 kõrvale. Nüüd muidu, või tähendab sauade 8, sorry. Sauade 8 on kiirete energiate kaart. Ta tähendab kiireid muutusi. Samas see on kolimise kaart, see on reisimise kaart, aga jällegi sihuke aktiivne, loov ja siis nagu kirglik energia ka, mis siis ütlebki, et võivad tulla nagu kiired muutused, kui te ise natukene tegutsete õiges suunas. Ma ei tea, mis see õige suund teie jaoks on, et noh, mulle ennem tundus hästi palju see nagu rasedus, aga nüüd meil viimase kaardina on väljas siin ka müntide 9. Ja müntide 9 on hästi tugev nagu töö ja karjääri energiakaart. Ta on nagu keisrinna, aga ta on nagu tavaline nagu mitte suure arkaani kaart, eks ju. Ja ta tähendab samamoodi sihukest küllust, viljakust, edukust. Ta on natukene sihuke üksilduse kaart, aga samas tal on mingi sihuke papagoi, eks ju, mis võib tähendada mingit netisuhtlust. Ja keegi siin nagu ütleb, et ma tulen kõigega väga hästi toime, ma saan väga hästi hakkama, mul ei ole vaja kellegi abi või kellegi tuge. Keegi on siin nagu boss või ülemus. Ja kellegi jaoks võib see siin olla ka tõesti sihuke nagu karjääri energia. Et mingid jupid nagu ka teie loost võib-olla mängivad niimoodi nagu täpselt kokku, et võidate mingi kasu mingist olukorrast või midagi siin on. No see raseduse energia on ka huvitav, muidugi see võib olla siin ülemuste energia. Nii et grupp 2 kindlasti mingi siis kuutaro369.ee, vaadake mu äppi, kindlasti andke tagasisidet, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau, grupp number 3, teie olete siis need lõuapoolikud, ütleme siis nii, et kuu pealt kukkunud, seekord panen selle kuu ikoonid teile ja vaatame siin üle, mis siis on tulekul ja vaatame, mis on tulekul. Suht huvitav, kohe niimoodi teistel gruppidel ma läksin võib-olla kiiremini peale. Mingid seosed. Ja midagi siin on. Need olid viimased. Kas see oli esimene kaart, mis välja kukkus või? Siin on huvitav kooslus muidugi. Et siin on müntide baas ja siin on nagu müntide 3. Ehk siis keegi võib pakkuda kellegile siin mingit koostööd või mingit võimalust, mulle tundub. See võib olla kindlasti siis mingi tööalane asi või mingi materiaalne asi. Samas kõikide asjadega ei saa nagu, mõndade asjadega peab siin ettevaatlik olema, mingid koostööd ja võimalused ja et mida täpselt keegi kellegile pakub. Siin võib kindlasti kellegile endal tekkida mingi väga hea mõte või idee, mingi ärialane asi. Võib tähendada siin positiivset uudist. Aga müntide 3 on väga hea meeskonnatöö kaart, nagu, et see kaart ütleb, et tee teiste inimestega nagu koostööd selle jaoks, et siis nii-öelda areneda ja see võib tuua kaasa siis palju kiirema nagu arengu kellegi jaoks. Et väga-väga huvitav. Nüüd muidugi jah, sõprussidemeid võib ka müntide 3 tähendada häid, aga ikkagi see on just sihuke nagu töö ja raha ja energia. Et ma ei tea, mis siin nagu toimub, sellepärast, et 3. kaardina oli siin grupil number 3 väljas mõõkade 10 ja see mõõkade 10 on üks raskemaid nagu 10 kaarte. Ja võib see siin tähendada seda, et keegi on nagu põhjas ära käinud, võib-olla minevikus mingid head võimalused või mingid asjad kellelegi ei pruukinud siin nagu õnnestuda, keegi võis siin minna pankrotti lausa, et see mõõkade 10 ütleb, et keegi on justkui siukses raskes kohas ära käinud, samas see on siuke 10 mõõka selga kaart, et olukord enam hullemaks minna ei saa. Et ta just ütleb nagu seda, et kui on olnud nagu mõõn, siis peaks tulema varsti ka tõus. Et ma ei tea, mis potentsiaali või võimaluse see nagu kaart on. Et võib-olla minevikus te ei olnud edukas mingi investeerimise või millegiga. Võib tulla mingi uus võimalus, samas tuleb olla ettevaatlik, sest teise rea alustuseks on kohe väljas
karikate 7 ja täpselt sihuke kuu energia lugemine ka, et kohe algusest jälle teadsin, mis ikoon on täpselt õige ja karikate 7, see on sihuke illusioonide kaart natukene, et ta on suurte võimaluste ja suurte nagu pakkumiste kaart, aga samas ta ütleb, et kõik pakkumised või võimalused, mis teie suunas tulevad, ei ole tegelikult nagu positiivsed võimalused. Et siin on ka mingeid negatiivseid võimalusi või tagamõtetega mingeid inimesi ja see kaart soovitab hoolikalt läbi tehtud valiku teha või mingi otsuse, et ei tasu siin kindlasti liigselt kiirustada, silmad kinni mingisse olukorda sisse nagu joosta. Et see on sihuke natukene hoiatav kaart, mis ütleb, et te tegite minevikus mingi vea ja te võite korrata seda sama tsüklit, kui te ei ole nagu hoolikas. Samas võib-olla on teil vaja just seda lugemist siin, sest ülempreestrinna on sihuke kaart, mis räägib eneseavastusest, eriti spirituaalsest ärkamisest. See on natukene sihuke nagu tarolugeja energiakaart, sest tal on siin ajaleht käe peal, mis on siis valesti kirjutatud, on seal peal taro ja võib see tähendada seda, et te jõuate iseendas selgusele mingi olukorra nagu suhtes ja keegi võib isegi avastada endas mingi väga hea taju nagu mingite olukordade suhtes. Et sihuke huvitav kaart, nagu keegi võib hakata ka siin taro tegema, et materiaalsed võimalused siin alguses ees olid täitsa olemas. Et potentsiaali on muidugi see avastuste kaart, selguste kaart selle ülempreestrinnaga. See võib ka olla nagu see, et te võite mingi saladuse või mingi kavaluse teada saada. Et sellisel juhul ta ütleb, et kui te mingis olukorras oskate olla kaval, siis kasutage seda ära. Et ma ei tea, mis see teie jaoks tähendab. Samas on teil 6. kaardina väljas siin mõõkade 4 ja mõõkade 4 on pigem nagu siuke natukene ärevuse või stressikaart, aga ta räägib nagu puhkamisest ja aja mahavõtmisest või aja endale pühendamisest. Et siin kindlasti ta hoiatab siukse asja eest, et te annate võib-olla energiat liigselt välja nagu valedele inimestele. Ma ei tea, kas see on siis mingi suhtlusalane energia, sest mõõkade energia on siuke nagu suhtlev, aga võib siin olla nii-öelda midagi muud, teate küll. Aga igal juhul jah, see kaart ütleb, et te peaksite rohkem keskenduma iseendale, mingile enda arengule ja samas see peaks aitama teil nagu lasta lahti mingist negatiivsest mineviku kogemusest või mingist hirmust. Midagi, mis tekitab teile stressi või ärevust. Ja on siin väljas teil olemas ka sauade 10, et tuleb siia teine 10 kaart juurde, mõõkade 10 peale panen ja sauade 10 on siis nüüd ühe astme võrra leebem kaart kui mõõkade 10, mis siis ikkagi tähendab rasket koorma kandmist ja liigseid muresid või kohustusi, aga samamoodi jälle, et 10, need kaardid ütlevad, et lõpeb ära mingi tsükkel ja algab mingi täiesti uus tsükkel ja see kaart siis justkui peaks viitama sellele, et te vabanete mingist koormast või mingist tsüklist siis enda uuel tsüklil. Et mingi spirituaalne ärkamine on sellega siin võib-olla seotud selle ülempreestrinnaga. Et ma ei tea, kelles või milles te nagu selgusele jõuate, aga siin just tundub, et te olete pidanud nagu hästi palju teiste pärast rabelema. Et see on siuke sauade 10 energia. Mis siit veel on grupile number 3 tulemas? Kuu energia grupile number 3 ja tuleb seda spirituaalsust juurde hopsti ja spirituaalsus või mitte, aga tuleb siit hoopis kuradi kaart. Ja kuradi kaart niimoodi kohe lajatas ennast siin lauale, võib tähendada siin jällegi seda illusioonide energiat, et olge ettevaatlik, et keegi ei tule teie suunas mingisuguse seksuaalse energiaga, et tahab teid ära kasutada või midagi materiaalse energiaga samamoodi. Et see on siuke illusioonide, pettuste, valede kaart, võib tähendada toksilisi sidemeid või suhteid, muidugi ka halbu harjumusi, sõltuvusi, negatiivset mõtteviisi, aga just seda nagu illusioonide vangis olemist. Nüüd on siin olemas ka mõõkade 6 ja see võib öelda seda, et see kuradi energia äkki siis on siuke nagu mineviku energia, sest see siin ongi ületatud tundub, et 2 tsüklit ühe sama isikuga või ühe sama olevusega justkui mingi hingega. Võib täitsa olla siuke asi, olen natukene kokku puutunud siukse asjaga. Mõõkade 6 ütleb seda, et raskused on seljatatud, et te peaksite siit saama liikuda nagu edasi mingis positiivses suunas ja ta soovitab mitte liigselt palju keskenduda mingitele mineviku nagu halbadele asjadele, vaid pöörata enda energia positiivsetele tuleviku nagu asjadele. Ja on siin lõpetuseks veel siis põranda peal viimase kaardina väljas karikate kuningas ja karikate kuningas tegelikult tähendab siukest eluküpsust. See on
ta on inimene, kes hindab nagu olukordi kaine meele ja mõistusega, et ta on ka emotsionaalne inimene, et ta suudab ka nagu enda emotsioone justkui siis vaos hoida või et ta teeb hästi nagu ratsionaalseid otsuseid. Et selles mõttes samas jällegi hästi avatud meelega, nagu ma ütlen, et see on niisugune spirituaalne meesenergia kaart. muidugi see alati ei pea tähendama meeste ja rahvast, samas kuna siin on see ülemprest linna juba väljas, mis on siis niisuguse spirituaalnaisisiku energia kaart, et ma ei tea, mis siin täpselt nagu toimub. Loodetavasti see kuradikaart on seal nagu minevikus. Igal juhul peab olema ettevaatlik valiku ja otsuste tegemisel, ei tohi liigselt kiirustada. Grupp number 3 või kuu energia. Aga kindlasti kuutaro369.ee, minge vaadake mu äppi ja andke mulle mingit tagasisidet, oli meeldiv ning kohtume varsti taas.